on selle nimi perspektiiv, mis jooned taamal kokku viib. Tere tulemast ka meile kunstitundi ja täna joonistame perspektiivi. Me teeme ühe punktiga perspektiivi. See tähendab seda, et see objekt, mis meie ees on, ta on esiserv on paralleelne silmapiiriga. Kohe ma näitan, mida see tähendab. Mina kirjutasin siia endale ühe nime. Sa võid enda nime kirjutada. Ma valisin sellise nime, kus oleks sees O ja R, et selgitada, kuidas perspektiivis joonistada ümaraid vorme. Nagu ma ütlesin, on siis ühe punkti perspektiiv selline perspektiiv, kus objekt on meie ees otse. Ehk siis, kui ma teen siia mingi ruudu, kasti, siis tema esimene äär on silmapiiriga paralleelne. Ja see tähendab nüüd seda, et ma pean panema siia ühe punkti kuhugi siia silmapiiri peale ja nüüd hakkama kõiki nurkasid sellel kastil vedama sinna punkti. Tähtis on siis see, et kõik jooned jõuaksid siia punkti välja. Ja niimoodi ma saangi kasti. Need jooned ma pärast võin ära kustutada ja mul moodustub siia siuke kastikene. Ühesõnaga, kui ma tahan nüüd kirjutada näiteks oma nime, siis on see natukene keerukam kui nüüd selle kasti tegemine, aga põhimõte jääb samaks. Nüüd ma saan valida, kas mul jookseb see silmapiir hästi kõrgel sellest objektist. See tähendab seda, et ma vaatan objektile nagu lind ülevalt kõrgelt. Kui ma hakkan nüüd siia vedima neid jooni ühte punkti, siis mul jääb nagu selle tähe pealmine osa ka nähtavale ja ma vaatan justkui lind. Kui ma tõmban oma silmapiiri siia allapoole, siis ma näen seda objekti või sõna altpoolt nagu mutionu. Ja loomulikult ma võin ka selle perspektiivi teha siis niimoodi, et mul seisab see sõna, nii-öelda ma olen otse selle sõna ees ja horisontaal ehk siis silmapiir jookseb selle sõna tagant ja ma koondan kõik perspektiivi siis siia taha ühte punkti. Ütleme nii, et mina valin siis praegust selleks vaatenurgaks siukse muti vaatenurga ja olen siin all maa peal ja see objekt on minust kõrgemal üleval pool. Nüüd ma teengi siia ühe punkti. See on minu silmapiir. See on see punkt, kus mul kõik koondub. Miks üks punkt? Sellepärast, et inimene näeb lihtsalt oma silmadega niimoodi, et kõik hakkavad koonduma, kõik asjad, mis ma vaatan, näen, koonduvad ühte punkti. Ja nüüd ma vean igast nurgast, mis mul tuleb siit tähest, iga tähe nurgast vean siia punkti jooned. Ma alustasin R-ist. Nii. Ja põhimõtteliselt nüüd ma pean andma sellele tähele paksuse. Ütleme, et minu täht on nii paks. Ja nüüd ma joonistan selle R-tähe järgi vastavalt nendele abijoontele, mis ma ennem siit vedasin, siis sellele tähele paksuse. Ma kohe viirutan siit ära ka, siis on nagu lihtsam aru saada. Ütleme, et siit alt on eriti tume. Et siia valgust üldse ei paista, et meil valgus tuleb ülevalt poolt. Nii. Nüüd selle paunaga tähe asi on tegelikult siukene loogika küsimus, et kui ma siit nendest nurkadest neid jooni veaksin, siis see mind praegust eriti ei aita. Ma pean nüüd aru saama, et ma näen seda tähte altpoolt ja järelikult ka siit pauna seest peab jääma mul nagu altpoolt vaade. Ja ma alati lihtsalt kordan seda vormi, mis siin on, kordan siia alla ja nii saangi siia R-tähe sisse selle paunakese.
nüüd ma lähen A-tähe juurde edasi ja teen täpselt sama lugu, kõik ühte nurka. Sa võid ennem oma teise tähe abikriipsud ära kustutada, kui need siin segama kuidagi jäävad. Nüüd ma võtan, et ahah, mul peaks olema see sama paks kui mu R-täht ja joonistan sellele A-tähele siis paksuse. Nii, siia tema A-kriipsu alla ka. See pind läheb sedasi viirutatuna. Selle teeme hästi tumedamaks. Ja nüüd, kuna minu see punkt on selle koha peal, siis ma nüüd juba näen, kui ma R-i puhul näen ainult tema vasakut külge, siis A puhul ma juba hakkan nägema siit seda paremat külge ka. Ja A puhul ma enam vasakut külge ei näe. Nii. Nüüd siit ma saan aru, et siit seest jookseb see paksus siit A-tähe auku sisse. Nii. M-i puhul juba liigun ma tähest nii palju kaugemale, et ma hakkan nüüd M-i paremat külge nägema. Igast tipust ma peaksin tõmbama siis abijoone alla. Nüüd jälle panen paksuse. Nii, siit näen hästi vähekese seda paremat poolt. Siit ma nüüd taas kordan lihtsalt seda M-i joont. Nii. Ahah, vot siit me peame ka ühe joone tõmbama. See jäi mul tõmbamata. Ma saan aru, et mul peab siia tekkima siuke pind. Värvime kohe ära ka, siis on selgem endal aru saada nendes joonte virvarris siin. Nii. Nii. Ja nüüd on O. O-ga on sama lugu. Ma pean nüüd lihtsalt vaatama, et kus mul oleks see siukene punkt, kust ma saan, mis võiks olla kõige rohkem nagu O nurgapunkti moodi. Ma võin ka siit tõmmata. Ja kindlasti ma pean tõmbama siit ülevalt äärest, et ma saaks aru, kuhu pidi mul see varjupaksus nagu liikuma hakkab. Ja nüüd ma teen lihtsalt selle O täpselt samasuguse kaare siia ja need ääred jätan selle abijoone sirge ääre järgi. Sisse teen samamoodi lihtsalt siit. Kordan nagu see O-tähe kumerust. Nii, ja kui sa veel tahad siin eriti äge olla, siis saad teha niimoodi, et altpoolt on tumedam, siis on heledam ja siis on uuesti tumedam, siis tekib nagu see ümarus, aga sa võid ka ühtemoodi ta lihtsalt ära värvida. Nii, see on siis ühe punkti perspektiiv. Meil on objekt, mis seisab otse meie ees. Tema esimene äär on paralleelne silmapiiriga. Me saame valida, kuhu me paneme oma silmapiiri. Kui me näeme asja altpoolt üles nagu mutionu, siis meie silmapiir on allpool. Kui me oleme nagu lind kuskil üleval, siis peab meie silmapiir olema kuskil kõrgemal üleval pool. Ja siis koondan kõik nurgapunktid objektil ühte punkti kokku. See on ühe punkti perspektiiv ja proovi oma nimega, võta oma nimi ja vaata, kas sul õnnestub ta teha paksuks. Sama põhimõtet saad sa kasutada ükspuha mis objekti puhul, olgu see raudtee, maja, tänav ja kõik muud asjad sinna juurde, isegi autod, kõik kehtivad täpselt seesama perspektiivi põhimõte, et koonduma peab silmapiirile kõik asjad ühte punkti. Aitäh, et sa tulid mu kunstitundi ja järgmine kord vaatame, kuidas teha 2 punktiga perspektiivi.